Tere! Mina olen Ülle Puu Viljandi Taroka galerii stuudiost. Kui suur on selle maali maa energia? Mis energia mina siia sisse olen pannud? Nii nagu maast tuleb, emakesest maast tuleb tugev maa energia, toidab, katab, annab meile jõudu, maandab meid. Nii on ka sellel. Maali nimi on Maastik rebasega. See on nüüd teistsugune kui mul tavapärased maalid. Enamus on mul kõik lõuend puidust raamil, lõuendile maalitud, aga see siis on maalitud akrüülvärvidega paberile. Kvaliteetne paber, passepartout on ümber ja samamoodi on ümber siis raam. Siis raam on selline sätendav ja kergelt selline triibuline. Et nii hästi, mul on siin rebane maali peal ja väga hästi haakub selle rebase karva mustriga, rebase karva triipudega. Kõik on läbi mõeldud. Nii, ma tulen istun vähe ligemale siia. Natukene ma peegeldan siit klaasilt nüüd vastu, aga vast ei häiri see väga palju. Siin on kujutatud suve lõpumaastik, vaikselt hiiliva rebasega. Ta igal juhul väga tähelepanelikult midagi vaatab seal puu tagarohu sees. Rebane kui hingeloom, kui teejuht ja sõber. Rebane on siin pildil kui hingeloom, kui teejuht, kui sõber. Ma saan ka uhkustada, et seda maali on eksponeeritud Järve Teatajas kui ka Viljandi nr 1 nädalalehe esikaanel, esiküljel. Maastik üleüldse mõjub rahustavalt oma kollakas rohelistes toonides. Ja taamal on kased nagu kaitsemüür. Ja kask on tegelikult väga hea stressi ja kurvameelsuse maandaja. Ja kaske peetakse inimkonna üheks suurimaks sõbraks ning võimalusel tasuks seda kasvatada aias. Lisaks heale energeetikale annab ta kevadeti kosutavat kasemahla ning on võimsa ravitoimega kasepungade ja kasekäsna omanik. Ja tegelikult vanasti on selline uskumus olnud, et koduaias kasvav kask vabastab luu painajatest ja hirmsatest unenägudest. Nii et võimas kasevägi. Siis rebane on trikitaja, naljanina kui ka vaimukas õpetaja. Ja rebane sümboliseerib kohanemisvõimet, tähelepanelikkust ja vastupidavust. Rebased on väga uudishimulikud ja rebase sümboolne tähendus on seotud kiire füüsilise ja vaimse reageerimisega, teadlikkuse tõstmise ja kiirete otsuste langetamisega. Rebane näeb alati läbi pettuse, vale ja valskuse ja teda on väga raske ära trikitada ja ära petta. Ja ta ise leiab ka väga lihtsasti võimalused ja rajad, kuidas ebameeldivatest olukordadest kõrvale hiilida. Või siis ka neid leebelt lahendada. Rebane viib väga kergesti unistavasse meditatiivsesse seisundisse ja annab ka meditatsioonis vastused keerulistele olukordadele. Jällegi pöördu rebase väe poole. Rebasemaal väemaalina tööle panduna aitab sul töötada vaimsete oskuste arendamisel, kuidas uurida, nuiskida,
analüüsida saadud infot. Rebase vaim võib tähendada ka, et tervendada tuleb füüsilist poolt või siis tähelepanuvõimet. See on see, et kui rebase vaim meditatsioonis kuidagi sulle märku annab või unes sulle mingil moel märku annab, et siis see märguanne võib olla sellise tähendusega. Aitäh kuulamast!